Tänases episoodis vaatleme jõutreeningu mõju vastupidavusele. milline on jõutreeningu mõju vastupidavuse kontekstis lühiajalisele, milline pikaajalisele sooritusele treenitud indiviididel, kuidas on sellega harrastajatel, kuidas tipptasemel sportlastel. Tõendid näitavad, et jõutreening viib paremate tulemusteni nii lühiajalise vähem kui 15 minutit kui ka pikaajaliste rohkem kui 15 minutit soorituse puhul. Kusjuures paranevad tulemused nii hästi treenitutel kui ka kõrgetasemelistel tippsportlastel. Seda just eriti suuremahulise, suurte raskustega jõutreeningu korral. Doktor Pinster sukeldus teadusesse, et seda sügavamalt uurida. Pinsteri teadusjutud. Sportlase lõppresultaat sõltub enamik vastupidavusaladel sellest, millist keskmist kiirust sportlane suudab antud distantsi jooksul hoida. Mida kõrgem keskmine kiirus, seda parem koht finiši protokollis. Keskmine kiirus on aga tulem maksimaalsest energiast, mida sportlane kogu võistlusdistantsi vältel suudab genereerida ja selle hind, mis kulub kiiruse hoidmiseks ehk ökonoomsus. Seega on hea tulemuse eelduseks võime toota suurt ja püsivat lihasjõudu koos hea liikumisökonoomsusega. Kui vastupidavusalade võistluse tulemuslikkusel on suur seotus aeroobse võimega, siis lühikestel võistlustel alla 15 minuti on oluliseks komponendiks ka anaeroobne võimekus. Küll aga näiteks ühistardiga võistlustel määrab tihtipeale tulemuse just maksimaalne lõpukiirus või võime finišisirgel lõpukiirendus teha. Seega võib jõutreeningu lisamine sportlase tavapärasele vastupidavustreeningule teoreetiliselt parandada vastupidavusalade tulemuslikkust, mõjutades üht või mitut järgnevatest teguritest. Paraneb liikumise ökonoomsus, paraneb anaeroobne võimekus, lükkub edasi väsimuse kuhjumine võistluse ajale või paraneb maksimaalne kiirus näiteks ühistardiga lõpukiirenduste puhul. Uuring, kus sportlased jooksid lindil ning sõitsid rattaga ergomeetril kurnatuseni VO2 max kiirusega kestuselt testida alla 7 minuti ja seda tehti pärast 10-nädalast jõutreeningu lisamist treeningplaani, paranes jooks 12, ratas suisa 47% varasemalt treenimata indiviididel. Hästi treenitud harrastussportlased suutsid parandada pärast 10-nädalast regulaarse suurte raskustega jõutreeningu lisamist 11-13% jooksulindi ja rattatesti kestuselt 4-8 minutit aega. Pärast 6-nädalast pliomeetriliste harjutuste lisamist treeningule paranes heal tasemel jooksjate 3 kilomeetri aeg circa 3%, mille taga võib teadlaste arvates peituda 5-7% paranemine jooksu ökonoomsuses. Seega selged tõendid, et lühiajalisele vastupidavusele mõjub hästi regulaarse jõutreeningu lisamine treeningplaani. Küll aga ei tasu ära unustada ka vastupidavustreeningu tähtsust. Töövõime paranemist on muidugi uuritud ka pikaajalistel vastupidavusssooritustel. Huvitaval kombel, aga heal tasemel ratturite 60 minuti ajasõidu aeg paranes sarnaselt nii puhta vastupidavustreeningu kui ka vastupidavustreeningu ja jõutreeningu kombinatsioonil, mis kestsid 9 nädalat. Vastupidiselt sellele 5 kilomeetri jooksuaeg jällegi paranes 18,3 minuti pealt 17,8 minuti peale, kui jooksjad asendasid 30% enda tavapärasest jooksutreeningust pliomeetrilise ja plahvatusliku iseloomuga jõutreeningutega. Ka kõrgel tasemel ratturid hapniku tarbimisvõimega 71-75 ühikut parandasid 45 minuti ajasõidu aega pärast jõutreeningu lisamist 2-3 treeningut nädalas, kusjuures vastupidavustreeningu maht oli sportlastel üle 30 tunni nädalas. Kokkuvõtlikult saabki väita, et suurte raskustega jõutreening parandab töövõimet pikaajalisel vastupidavustööl, kestus rohkem kui 15 minutit. Efekti aga ei paista jõutreeningul olevat vastupidavustreeningu kontekstis, kui see on lühiajaline alla 6 nädala ning väikeste raskustega. Seega, pikaajalisema vastupidavussoorituse parandamiseks treeni suurte raskustega 85-95% kordusmaksimumist. Kes aga kardavad seeläbi suurt lihashüpertroofiat, jõumõmmiks muutumist ning massi suurenemist lihasmassi arvelt, siis teadus väidab, et jõu- ning vastupidavustreeningu vaheldumine vähendab jõutreeningust tekkivat hüpertroofiat, mis paistaks puhta jõutreeninguga oluliselt rohkem silma. Muidugi on leitud, et jõutreeningu lisamine vastupidavustreeningule suurendab rasvavaba massi sportlastel, kuid sellega ei kaasne kehamassi tõusu, seega rohkem kilosid endaga võistlustel kaasas kandma siiski ei pea.
doktor Pinster seega soovitab kõigile vastupidavusalade gurmaanidele ka jõutreeningut enda treeningplaani mahutada. Kusjuures jõutreening olgu suurte raskustega 85% või enam kordusmaksimumist või siis plahvatusliku iseloomuga. Sõltuvalt indiviidist tulemus tekib alles 6–16 nädalaga. Eriti kaval oleks ärritust veelgi suurendada ning jõudu treenida plokkidena. Näiteks mitte iganädalaselt 2, vaid esimesel nädalal 1, teisel nädalal 3 jõutreeningut ja nii vaheldumisi 1, 3, 1, 3. Järjekordne teadustulvil Pinsteri teadusjuttude episood on selleks korraks läbi. Kui sulle vaadatu meeldis, siis subscribe'i, like'i ning jaga seda vähemalt enda 3 sõbraga. Ja kohtume juba kindlasti järgmise episoodi ajal. Seniks aga varvad villi, tuttmüts pähe ja tõttu treeningule.